No tere, sõbrad! Et ei ole pikalt teinud, videot, rallisid pole olnud, aga mul on töine olnud, praegu olen Hiiamaal, tegin tööd ja siis mõtlesin oma värskes välistuudiost teen teile sellise väikese video, aga eks see video oli rohkem niimoodi, et kokku kleebitud ja ma loodan, et te varute kannatust, et ma tegin ühe väikese natukene vähem kui 10 minutit on seda, aga on üks väike toodet tutvustav videokene, sest Baltoil on meile auhinda välja pannud ja siis oleks tore, kui ma seda ka tutvustan, sest muidu keegi ei tea. Niimoodi, et praegu kõik jätavad meelde, kõik ilusti ennustama. Ma panen küsitluse ka ülesse, kes võidab Kanaari saarte ralli või kuidas ta tõlkes õigem oleks, aga peaks olema Iceland Kanaaria, peaks olema nagu niimoodi. Et siis seekord tuleb auhinnaks ühe meie vaataja poolt, kes on saanud ka ise, kellel on loosi õnne hääletanud, Janno. Tema poolt on siis pandud välja kojamehed autole, aga kui see, kes võidab, siis see annab teada, mitme sentimeetrised tal vaja on kojamehed ja komplekt autokeemiat. Ma katsun siia pildid ka panna juurde, värgid ja et see on täiuseks. Siis on Baltoili poolt 10 liitrit suvist klaasipesuvedelikku ja see toode, mida ma just nagu tutvustan. Ja siis on võimalik, et kas mõni võib-olla ei taha seda toodet, siis seda ei võta, siis tal on võimalik selle logoga XR logoga nokamüts saada ka Baltoili poolt. Et mõlemad korraga ma ei anna, aga annan selle, mis siis võitja ise otsustab, kas ta tahab seda lisandit saada või võtab selle asemel nokamütsi. Mina kindlasti soovitaksin selle toote võtta, sest see on üliäge. Aga esmalt varuge nüüd kannatust ja vaatame selle klipi ära. See on pea 10 minutit pikk, aga mitte midagi teha ei ole. Vaatame selle ära. Ahoi, käisin mina Baltoilis uurimas igast põnevat asja ja nimelt sellise asja nagu X1R Eestisse maale tooja on just nimelt Baltoil ja on ka poed, Fiskus vist on autoosade pood, kus seda osta saab, aga see on üli vägev asi. Nii et ma soovitan teil kõigil kasutada, ma ise lähen praegu õue, kallan ka oma autosse seda kohe sisse, aga see on ikka vingelt vägev asi ja säästab teie mootorit ja kõiki asju, mis on seotud hõõrdumisega, ikka väga vingelt. Niimoodi, et see on see vahva Baltoil, nii et vaatame, katsetame, proovime, ostame. Vot niimoodi, nüüd siin on näha, see on siukene metallpuks, see on põhimõtteliselt siuksest materjalist nagu rull-laagri rull, ülitugev ja nagu näete, seal ei ole praegu ühtegi kriimu peal, mitte midagi. Et me paneme selle rakise sisse ja see hakkab käima siis vastu metallrulli. Metallrull, mis on õliga koos. Nagu näete, seal on täiesti tavaline standardne mootoriõli praegu pandud ja nüüd laseb rulli ilusti, laseme õliga kokku ja vaatame, mis saab kõigepealt, kui laseme tavalise mootoriõliga käia selle rullile, et paneme raskused peale, et hakkab järjest kõvemini sinna vastu suruma ja siis me saame näha, et mis juhtub, kuidas on ja võt meil on kokku 11 raskust ja siit me hakkame neid raskuseid peale panema järjest, et vaatame, millega see asi lõpeb. Niimoodi, masin käib endiselt ringi, kõik on vägev, kõik on vahva. Nii palju ütlen, et tegemist on X1R sünteetiline kulumisvastane õlilisand on see
niimoodi, et see hoiab nagu, peaks hoidma mootorit ja käigukaste ja kõiki asju, noh kõik, mis hõõrdub, kõik, kus on mingisugunegi hõõrdumine, kõike seda ta kaitseb ja ei kulu ja ma teile ütlen, see on ülivägev, aga nägite, jooksis kinni, massin praegu 7 raskust sai peale ja massin jooksis kinni. Et ta ei jõudnud enam rull käia, et vaat läbi libisemist enam ei tekkinud, et surus nii kõvasti vastu, et jäi kinni. Ja praegu, ütlen veel kord, praegu oli täiesti standardse tavalise mootoriõliga. Et ma ei ütle neid firma nimesi, kelle õli, vaat seda ei tohi nagu öelda, aga et standardne, ütleme, mis poest osteti, standardne. Ja nüüd saame näha, vaadake nüüd, milline vinge jälgev järgi, siuke tunne, nagu oleks relakaga kallal käinud. Ja vaat siin on selle karp X1L mootori jaoks, käigukasti jaoks, sildade jaoks, roolivõimendi jaoks, et see on üli hea aine. Kohe saame kõik näha, me paneme süstlaga sinna juurde seda, sest seda võib panna 3–6% õlimahust. Ütleme niimoodi, et kui palju sul mootorisse õli läheb, siis peadki välja arvutama, et kui palju seda panna võib, et rohkem ei tasu panna, et ta on libe küll, aga päris see ei ole, et pane neid puhta selle sisse, aga seda pannakse 3–6% juurde. Ja nüüd me keerame selle sama puksi paneme, keerame selle puksi seal sees ringi edasi, et see õõrde koht oleks siis nagu puhas, et seal oli jälge sees ja siis on nagu hea võrdlusmoment ka. Me saame kohe näha, et mis siis juhtub, kui nüüd on see õli lisand või kuidas kulumisvastane siukene aine on, ütleme niimoodi. X1L on sinna lisatud sisse ja nüüd me kohe saame näha, mis nüüd saab. Me jälle sinna massinasse, tähtis massin. Ma väga vabandan, esimest korda sellist asja teen, siis ei ole osanud õieti seda kaamera nurka ja kõike valida, aga no ma arvan, et peaks olema arusaadav küll. Ja vaat nii, nüüd ta käib. Ja nüüd me hakkame sinna raskuseid juurde panema ja siin võivad kõik arvata, kui palju neid raskusi saab panna, mis juhtub, aga me kohe näeme seda, mis juhtub, kas üldse midagi juhtub ja see saame kohe kõik näha. Et vaadake, masin käib endiselt, veab ringi, ei mingit probleemi. Õli on sama, aga sellele õlile on seda X1L-i lisatud. Ja vaadake nüüd. Nüüd on sama palju peal juba, kui enne oli. Peaks niimoodi olema just nagu. Ja nüüd me tõstame, paneme. Seal on pikk jõuõlg siukene, ega ta surub päris kõvasti. See, et vaatad, need raskuse kettad on nii väiksed, aga ei ole, see jõud on seal päris suur. Kangisüsteem nagu, et surub päris kõvasti ja näete, 11 tükki neid raskuseid peal, masin käib endiselt ilusti ringi, kinni ei poo, mitte midagi ei ole. Niimoodi ja nüüd me paneme seisma ja siis vaatame, millise jälje ta sinna peale jättis. Kas üldse jättis sügavama jälje, mis värk on, aga noh, kujutage ette nüüd, metall käib vastu metalli, õli algul oli nagu tavaline mootori oli lihtsalt ja nüüd on see aine X1L on juurde pandud. Mingi 3–6% süstaga panime seal, umbes arvutasime välja, et palju peab ja siis süstaga tsups, natukene ainult. Ja nüüd me saame kohe näha, võtame selle lahti. Ja muus juures olgu siin märgitud, et näiteks Soomes kõik rallisõitjad ja no üldse, kes motospordiga tegelevad, kõik kasutavad igast suured ettevõtted, firmad, kõik kasutavad seda. Ja vaadake nüüd, kui põnev värk on. Ja seda saab Baltoidis, tasub vaadata, muidugi ka Aigar Vahelan, sinna ma panin aadressi ka juurde, tema on ka selle edasimüüja, et sul hulgikogustes ja niimoodi osta, aga vaadake nüüd. Märki põhimõtteliselt peal ei olegi. Näpuga igatahes ei tundnud.
ja otse loomulikult ma panin kohe enda autosse ka sisse ja eks ma võin tulemustest öelda teile siis, kui ma olen paagid ja kütust ära, mul oli paak tühi, peaaegu ma käisin, panin täis. Nii et vaatan siis, kui on 1000 kilti sõidetud ja siis ma saan öelda, kas kütusekulu ka vähenes või vähenenud. Aga puht teoreetiliselt peaks olema siuke teema, et kütusekulu peaks ka vähenema, sest ta võtab, teeb nii palju pehmemalt, paneb selle mootori käima ja kergemalt ja külma ilmaga käivitub mootor paremini, sest mootoril on kergem ennast ringi ajada. Õlid kõik paksud on niimoodi, et näete, igasuguseid tooteid, igasuguseid erinevaid asju on, kus on see aine lisatud ja ma ütlen teile, uskuge mind, see asi töötab. Ja kui keegi soovib hulgi või kuidas, siis Baltoili lehe pealt leiate ja otse saate muidugi Aigar Vahelalile kirjutada. Ma panen aadressi ka siia, kuhu. Nii et. No vot niimoodi. Minu jaoks oli see suur väljakutse. Nüüd ma sain kõvasti targemaks, kui ma järgmine kord peaksin midagi sellist tegema, siis ma teaksin, kuidas ma kaameraid panen ja kõik nii edasi. Et seekord läks nii nagu läks, aga ma vähemalt kleepisin ta kokku ja et ta oleks hea. Ja ma teile ütlen, see on ülikõva asi. Aga okei, nüüd ralli juurde. Eile nägin Facebookis oli mingi ralligrupi kuskil mingi välismaise oma peal oli ka mingisugune uudis. Ja kurat, kui ma lasin ta tagasi, siis ma pärast enam ei leidnud üles seda. Aga võib-olla mõnele jäi silma. Teate, mis seal oli või? Seal oli siuke tore asi, et mis mul kohe silma köitis on ju, ma hakkasin lugema, vaatasin, et mida pekki, eks ju. Algas tekst niimoodi. Noor Rootsi rallidraiver Romet Jürgenson, maailmameister, juunioride maailmameister ja nii edasi. Ise mõtlesin, et mida pekki värki, et kas siis nüüd on meie Jürgenson on siis nüüd juba rootslane või? Aga võt noh, see on ehe näide, kuidas tuleb siukseid libakaid tuleb, eks ju. Aga no midagi ei ole öelda, ega seal ka võib-olla teevad nii kohalikud amatöörid nagu minagi, ikka eksivad vahepeal, aga no vähemalt nii palju võiks küll olla, et see, kus kohast juht pärit on, et sellega ikka ei tohiks eksida. See võiks olla nagu elementaarne, et kõik muud asjad siis veel okei. Aga et Rootsi rallisõitja, noor rallisõitja, see oli ikka päris kino. Aga vaatsin Rometist, kui rääkida, siis on tore, Romet on siin saanud Inglismaal sõita, esimese eestlasena, võitis siis selle etapi ära ka ja tunneb ta ennast seal autos Fordis hästi. See on ka ütlemata hea, ma ise arvan muidugi, et ju M-Sport sellesse Rally 2 autosse topib ka sinna kõvasti arendusi ja värke, kui arvestada seda, milline järgmine aasta. Siuke lahtine tulevik on, et eks neil ole ka vaja, et auto peab olema konkurentsivõimeline. Ja ma kujutan ette, et sellele autole tuleb sel aastal kõvasti update niimoodi, et vähe ei ole. Ja see on ütlemata tore. Ja ikka väga vägev on see, kuidas Romet asjasse suhtub. Nii et näis, kui ta nüüd Gran Canarial sõidab, siis kuna seal konkurents on küll tihe, aga ma arvan, et ta lõpetab seal oodatust paremal kohal. See on fakt. Sest ta kuidagi väga vingelt hästi hindab olukorda. Ühesõnaga, ta ei ürita hüpata üle oma varju ja see on äge. Ja muidugi, teine sõitja meil, et Robert Virves käis sõitis ka siin see Portugalis, kus see oli, see asfaldiralli ja sõitis seal nende Hankogi rehvidega ja väikest äpardust oli ka, aga ma nagu toda rallit täitsa telekast vaatasin ka ja ma pean ütlema küll, et tegelikult sai ta ikkagi päris hästi hakkama ja ma arvan, et need kogemused, mis ta sealt sai, need nüüd Kanaaria ralli jaoks on need ülivajalikud ja
kui seal saab võib-olla äkki nüüd on selle Škoda autoga nagu Škoda selle ütleme tehase tiimi autoga, et siis Dokspordiga ühesõnaga, et siis ma kujutan ette, et ta saab sealt äkki selle auto ka veel paremaks. Huvitav küsimus on see muidugi, kas teist keegi teab või ei tea, aga näiteks see, mis ta sõitis selle Škodaga, millega ta siin eelmine aasta need mõned sõidud tegi, et huvitav, kas ta näiteks need seaded ja värgid, ütleme kogu selle data ja värgid saab endale kaasa ka võtta või, et näiteks sinna Dokspordi autoga, kui nüüd läheb, et siis just nagu sealt seadete pealt edasi arendada, et endal mugav oleks või peab hakkama jälle nullist pihta, et võt see oleks huvitav teada. Et kui just nagu autod on erinevate käitajate käes, eks ju, et kuidas, kas nad jagavad siukseid andmeid või ei jaga, et see oleks päris huvitav. Aga muus mõttes ei oska nagu midagi öelda, muidugi fakt on see, et versus seal kuri vaim, seal ei oska isegi mitte midagi ennustada, sest nad on asfaldi peal seal, ütleme, Ott, Neuvill, Rova, Elfin, Taka ka isegi. Nad on kõik seal kiired asfaldi peal. Ja küsimus nüüd ongi selles, et kes neist on nüüd kõige kiirem. Ja Elfini punktide poolest on nii kõva edu sees, et ütleme, kui sõidab ennast hästi ei tunne, laseb nagu lõdvalt, annab lõdvalt minna ja ei juhtugi mitte midagi ilmselt. Isegi kui ta jääb 6. näiteks, mitte midagi ilmselt ei juhtu. Aga mis meil on vaja, et Ott kindlasti võidaks. Seda meil oleks kohe kindlasti vaja. Ja muidugi tore oleks, kui oleks siukene järjestus, ütleme, et Ott ja siis näiteks Katsuta, siis siis võib Formeau ka olla, siis Rovanpera, siis Neuvill ja siis Elfin, ütleme, kuidagi niimoodi võiks olla. Sest vahe on juba nii pikk, et sellest on, ütleme, suht vähe abi, kui Ott võidab, on esimene ja Elfin on teine. Siis on jube jama niimoodi, et tegelikult ei taha nagu halva pärast, aga lihtsalt nagu siuke eestlase ego pärast, et siis tahaks nagu ikkagi niimoodi, et Elfinil võiks ref kuidagi niimoodi katki minna, et läheb katki ja siis ta seal peab kuidagi ilmselt moodi vahetama ja mässama ja siis pärast, et tal ref ei jätkuks enam ja et siis peaks just nagu katkestama selle pärast. Niimoodi, võt siuke paha uss ma olen tead. Aga ei ole midagi. Aga kõigile teistele ka, kes tahavad auhinda, mis tahavad. Kõik tahavad auhinda saada. Aga selles mõttes meil on siiamaani läinud päris hästi. Aga kes on ka, mõtleb, et võiks teha mingisuguse auhinna järgmise ralli jaoks, sest see Kanaaria jaoks praegu on olemas. Aga ka, et kui panna mingi auhinna ta on nõus panema, et siis andku teada ja siis oleks ilus tore. Aga jätame meelde, et see, mis nüüd siin selle värgiga küsimuse peale, et kes võidab Grand Canaria ralli, siis seal on sedasi, et see, mis on Baltoili oma, Baltoili poolt on siis 10 liitrit klaasipesuvedelikku ja siis on see toode, mis ma tutvustasin, X1L või nokamüts, et see on ka sedasi, see, kes võidab, siis võtab muga ühendust ja ütleb, kumba ta tahab, kas ta tahab seda toodet või tahab nokamütsi. Et üks nendest, et mõlemat ei saa. Ja pluss siis see, mis Janno poolt on kojamehed autole, et igaüks siis teha, kelle loosi naeratab, see ütleb, kui pikkasid vaja on. Ja siis saab portsu autokeemiat ka, millega saab autot pesta ja värkti ja särki ja mis ikka kulub ikka ära, suvine aeg käes ja on ilus tore. Nii et nii lihtne ja lühike see oligi, ei midagi erilist. Sest ega ma olen ka väsin, ma pean oma kodinad siit kokku panema ja
ja lõkke pean veel lõpuni põletama, ta millegipärast ei läinud põlema, ma tahaks ta ära põletada, mitte teda üksinda siia jätta, nii et tuleb sedasi tööd teha, nii et ei ole midagi. Aga ilusat nädalavahetust teile kõigile ja vaatame, mis see asfaldiralli meile toob. Minule nagu asfaldiralli selles mõttes ei meeldi, vaadata on igav, just nagu ainuke asi, mis on, et kogu aeg ilmselt põnev on see, et millised kohad, mis tulemused on, aga seda visuaalset vaatamist, seda on nagu suht igav vaadata. Võib-olla WRC on parem, aga vähemalt siis, kui see ERC võistlus oli, seal nagu vähe on seda pilti ikkagi, et oleks nagu põnev. Aga okei, tšau kõigile.